Regionaalhaigla Tervisepooltund. Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulate Regionaalhaigla Tervise pooltundi ja täna on minu vestluskaaslaseks doktor Ilona Mooni, kes on radioloog, ülemarst, osakonna juhataja. Me räägime nukleaarmeditsiinist. Kui nüüd proovida aru saada sellest, kuidas moodi see nukleaarmeditsiin siis töötab, et kuidas seda seletada, et mida täpselt tehakse, mis inimese organismis selle tulemusena juhtub? Et kui nüüd üritada seda hästi lihtsalt seletada, siis tegelikult me kasutame tarku molekule. Need targad molekulid me märgistame ära väikese koguse radioaktiivse ainega ja need targad molekulid me siis kas süstime inimesse või siis anname kapsli kujul ja tegelikult see tark molekul viib selle märgistatud radioisotoope just nendesse kohtadesse, kus me tahaksime, et ta koguneks ja siis me saame kasutada seda raviotstarbel. Kui me nüüd märgistame aine ja kasutame neid tarku molekule diagnostilisel eesmärgil, siis me saame kaamerate abil tegelikult vaadata, et kuhu see aine kogunes ja mis täpselt seal kehas toimub. Et tegelikult me tegeleme nii-öelda molekulaardiagnostikaga, ehk siis sellisel ainevahetuslikul tasemel saame teada, kus mis toimub, et kuidas haigus täpselt käitub. Kas niimoodi on võimalik siis põhimõtteliselt igasuguseid vähirakke avastada organismis, et tihti ju on see probleem, et uuringute käigus jäävad kasvajad avastamata või siis nende siirded avastamata, et nüüd kui seda juttu kuulata, siis tundub, et see kõik peaks olema võimalik, et iga viimane kui kasvajarakk üles leida. No tõsi ta on, et tegelikult me suudame diagnoosida üsna suurt hulka erinevaid kasvajaid ja neid märkaineid, millega seda siis diagnoosida, neid tuleb igapäevaselt juurde ka, et iga aasta toob meil mõne uue märkaine ja tegelikult on suur rõõm selle üle, sest et tänu sellele me saamegi varasemalt vähihaigusi diagnoosida, see on tõsi. Aga nüüd, millistel juhtudel seda diagnostikat vaja teha on, et kui palju patsiente täna sellist molekulaardiagnostikat saab? Et tegelikult meie majas on nukleaarmeditsiinilised uuringud väga sageli kasutatavad ja tegelikult FTG PET uuring on väga paljude kasvajate puhul väga informatiivne ja onkoloogid saadavad järjest rohkem patsiente nendele uuringutele. Ja kui ma varasemalt mainisin, et me kasutame märkaineid ka mitte ainult nüüd vähidiagnoosiga patsientidel, siis ka neid tegelikult uuringuid tuleb iga aastaga järjest juurde. Kui nüüd minna edasi ravi juurde, siis kui efektiivne see ravi on, et tihti onkoloogias on see probleem, et kirurgiliselt on kasvajad raske kätte saada või ta on sellises asukohas, kuhu ei pääse kirurg ligi või on siis need väikesed siirded nii mikroskoopilised, et neid ei ole võimalik tavakirurgia meetoditega eraldada, et kuidas nüüd nukleaarmeditsiin selle probleemi lahendab? Et meie suur eelis ongi tegelikult see, et meie ravimeetodid on mitteinvasiivsed, meie ravi nii-öelda märgistatud see radioisotoop koos selle targa molekuliga suundub kõikidesse vähirakkudesse üheaegselt, me kiiritab neid üheaegselt. Et tegelikult meie ravimeetodid on kasutatavad üldjuhul ikkagi siis, kui nii-öelda esimese teise liini ravid on ennast ammendanud ja kahjuks patsiendi haigus progresseerub. Ja meie maja praktika on see, et kõik haigusjuhud, arutatakse konsiiliumis läbi. Kui kõik kolleegid on ühel meelel, et võiks nukleaarmeditsiinilist raviprotseduuri pakkuda, siis me seda ka teeme. Ja nüüd efektiivsuse poole pealt kõik muidugi sõltub konkreetsetest ravimetoodikatest, et põhiline, mida me taotleme, on haiguse stabiliseerimine, et kahjuks kuratiivset ravi, sellist nii-öelda tervistavat ravi me pakkuda ei saa. Ja teine oluline aspekt on see, et tegelikult elukvaliteedi paranemine on see, mis on meie jaoks hästi oluline, et meie patsient tunneb vähem valusid või need valud kaovad sootuks ära, et see on see, mida me tegelikult oma meetoditega taotleme. Te ütlesite, et see nukleaarmeditsiin tuleb käiku siis, kui esimesed ja teise kategooria meetodid ei tööta enam või need ei saa kasutada, et siit tekib küsimus, et miks siis kohe ei võiks kasutada nukleaarmeditsiini, et kui see on vähem invasiivne, et siis võiks üldse sellest alustada ja selle kirurgilise meetodi kõrvale jätta?
ei, kahjuks see nii muidugi ei ole, et kirurgia on ikkagi nii-öelda kuldne standard, et mida vähem on kasvaja kude kehas, seda lihtsam on seda ka teiste meetoditega, lisandmeetoditega ravida. Et kirurgial on kindlasti väga oluline koht ja see ka jääb tulevikus ja sama on ka süsteemravi teemadel, aga lihtsalt meie ravivõimalused annavad lisavõimaluse. Ja see teaduspõhisus, mis praegu on, ütleb meile ikkagi seda, et hetkel me peaksime nii-öelda esimese teise raviliini läbi proovima ja siis patsienti aitama meie ravimeetoditega. Seda teaduspõhisust tuleb juurde ja praegu on käimas uuringud, kus tegelikult ka võrreldakse, et võib-olla tasub ikkagi see nukleaarmeditsiiniline ravimeetod tuua ka ettepoole, et erinevatel vähipaikmetel on need erinevad uuringud praegu käimas. Aga kui te nüüd oma praktika peale mõtlete, et kas te saaksite tuua mingisuguseid konkreetseid näiteid, milliste vähivormide puhul, milliste patsientide puhul te olete häid tulemusi saavutanud? No meil on ajalooliselt väga hästi juurdunud radiojoodravi kilpnäärme vähi puhul näiteks ja see on tõesti aastakümneid kasutatav ravimeetod ja võt kilpnäärme vähi kontekstis võib öelda, et radioisotoopravi, radiojoodravi on tegelikult tervistav ravi. Ja elulemus on patsientidel võrreldav nende inimestega, kellel seda haigust üldse ei olegi peale meie radiojoodravi. Aga loomulikult sellele eelneb edukas operatiivne sekkumine ja endokrinoloogide jälgimine ja nii edasi, aga üldiselt me võime öelda, et radiojoodravi kontekstis meil on väga head tulemused. Nüüd me tegeleme ka tegelikult harvikhaigustega, neuroendokriinsete kasvajatega ja nende puhul me võime öelda, et näiteks radioisotoopravi, luteetiumravi on andnud väga head stabiliseerivad tulemused. Päris sukust kuratiivset toimet on ikkagi suhteliselt harva, kuid ka seda me oleme siin meie majas näinud. Kas selles valdkonnas on viimasel ajal mingeid uusi läbimurdeid teaduslikke, mida te olete nüüd just viimasel ajal hakanud kasutama ja mis on häid tulemusi andnud? Tegelikult üks väga selline hot teema on eesnäärme vähidiagnostika ja radioisotoopravi. Et diagnostika poole pealt meil on olemas uus märkaine või suhteliselt uus Fluor-PSMA uuring, mis on PET-CT uuring, asjad see märkaine on suhteliselt uus ja see tegelikult võimaldab esiteks diagnoosida eesnäärmevähki palju täpsemalt ja jälgida ka seda raviefekti paremini ja teine asi, mis see tegelikult võimaldab pakkuda patsiendile luteetium PSMA ravi, juhul kui see uuring on meie mõistes positiivne, ehk siis need vähikolded ekspresseerivad PSMA-d. Ja nüüd see luteetium PSMA ravi, see on suhteliselt uus ravimeetod ja mis on selle kõige suurem pluss on see, et on väga hästi talutav ja annab ikkagi sellise stabiliseeriva efekti. Aga muidugi praegu käivad 3. faasi uuringud, see kõik on suurelt ette võetud, et just vaadata, kui hästi ta tegelikult toimib. Sellisel juhul siis eesnärvevahi ravis kirurgilist sekkumist polegi vaja? No ikka on vaja. Muidugi on osa patsiente, kelle puhul see tõesti nii on, et ka operatiivset ravi ei ole vaja, et nad on jälgimise haiged, et sellel teemal kindlasti onkoloogid oskavad paremini rääkida, aga need, kes on ikkagi opereeritud ja see haigus on muutunud kastratsioonresistentseks, nende puhul tegelikult luteetium PSMA ravi on üks ravimeetod, mida me saame hiljem pakkuda, juhul kui nii-öelda ka teise liini ravi ei tööta enam. Aga selle diagnostika puhul, kui nüüd viia see nii-öelda tark molekul inimese organismi, et kuidas moodi siis see jälgimine käib, et milliste meetoditega, on see siis mingi kompuutertomograaf või mingi muu, kuidas te jälgite selle targa molekuli kogunemist sellistesse kriitilistesse kohtadesse? Tegelikult see kaamera meenutab küll kompuutertomograafia, aga tal on üks suur osa juures ehk positronne emissioontomograafia. Lihtsalt öeldes tegelikult seal on nii-öelda 2 kaamerat 2 ühes, et üks on see kompuutertomograafia ja teine osa tegelikult võimaldabki näha, et kuhu see tark molekul liikus. Et see füüsika on seal taga üsna keeruline, et seda ei hakkaks seletama, aga tegelikult see kaamera just näitabki meile ainevahetuslikke muutusi rakkudes ja kehas. Ja tänu sellele me tegelikult saamegi varasemalt kätte need vähirakud. Et kui anatoomilised muutused tekivad alles hiljem, mida nähakse kompuutertomograafias või magnetis, et meie uuringute suur võit ongi see ajaline eelis. Ehk siis me näeme ainevahetuslikke muutusi
palju varem kui anatoomilisi muutusi. Ja kui nüüd aine on inimesse süstitud, siis mõne aja pärast, tavaliselt kas 40 minuti pärast või poole tunni pärast, me panemegi patsiendi sinna uuringu lauale ja PET-CT-ga vaatame täpselt ära, et kuhu see aine kogunes, mis seal täpselt toimub. No mõnede agressiivsemate vähivormide puhul võivad siirded asuda algkoldest väga kaugele, et kas see tähendab seda, et te siis vaatate üle nagu kogu keha, et kus iganes võivad need kaugsiirded olla? Jah, täpselt nii see on. Pealaest jalad allani. Et mõne paikme puhul, näiteks nahavähi puhul, melanoomi puhul ongi hästi oluline vaadata täpselt kogu keha üle, sest melanoomi siirded võivad asuda ka silmas või maksas, isegi kui algkolle on hoopis kuskil varba peal. Et see kehtib ka teiste vähikasvajate puhul, et tegelikult kogu keha uuring on ääretult oluline siin. Aga nüüd need kaugsiirded, et neid tihti võib olla palju ja nad võivad olla väga väikesed ja neid kirurgiliselt eemaldada ei saa, et siis asutagi teie töösse oma radioloogilise meetodiga, et neid siirdeid siis neutraliseerida. Ma saan aru, et kui efektiivne see on? No siin tuleb ikkagi rääkida konkreetsetest juhtudest, et kui me räägime eesnäärmevähi kontekstis, siis tegelikult onkoloogid teevad väga suure osa tööst enne ära, eks ole, nad proovivad läbi erinevad ravimeetodid ja kui nüüd süsteemravi ja hormoonravi osutub ammendunuks, siis nad suunavad need patsiendid meile alles. Et siin kõik sõltub sellest vähipaikmest konkreetselt. Aga ikkagi seda juttu kuulates nagu tundub, et tegemist oleks nagu väga efektiivse ja uuendusliku raviga, aga te samal ajal kogu aeg ütlete, et see on nagu nii-öelda üks viimaseid võimalusi, et enne proovitakse teised ära, et miks ikkagi nii, et miks seda nagu varem ei kasutata? See on väga hea küsimus ja tegelikult see kõik juhtub praegu tõenduspõhisusest, et neid uuringuid, 3. faasi uuringuid, mis tõestaksid meie ravimeetodite efektiivsust ja nii-öelda toimet ja mõju üldelulemusele, need uuringud on alles käimas. Et tõenäoliselt tulevikus meil on uut informatsiooni, mis võimaldab meil meie ravimeetodeid ka varasemalt inimestele pakkuda. Aga hetkel me peame ikkagi võtma arvesse teaduspõhisuse, mis hetkel on. Kas Põhja-Eesti Regionaalhaigla ka osaleb nendes uuringutes, et selgitada välja nukleaarmeditsiini efektiivsust? Nüüd nukleaarmeditsiini osakond hetkel ei osale üheski kliinilises uuringus, kuid kaudselt tegelikult teevad seda üle Euroopa kõik, sest need ravimeetodid, nukleaarmeditsiinilised radioisotoopravimeetodid on kasutatavad ka niimoodi, et patsient ei ole otseselt kliinilises uuringus, kuid on olemas selline programm nagu compassionate use, ehk siis tegelikult abistav programm, mis võimaldab meile pakkuda patsientidele seda ravi ka väljaspool kliinilisi uuringuid. Aga seal on muidugi teatud nüansid ja kontekst, mis peab olema täidetud. No radioloogilise ravi puhul on teemaks alati kõrvaltoimed, et inimesed tänapäeval kardavad isegi vaktsiine ja kõik võimalikke kõrvaltoimeid, siis rääkimata veel sellistest tõsisematest ravimeetodidest nagu radioloogiline ravi, et millised need kõrvaltoimed on ja millega siin patsiendid peaks arvestama? Kõrvaltoimed on erinevad ja tõesti, need on praktiliselt kõikidel ravimitel olemas, lihtsalt see tõenäosus kõrvaltoime avaldumiseks on erinev. Ja radioisotoopravi puhul on ka kõrvaltoimed erinevad, sõltuvad sellest konkreetsest ravist, mida me teeme. On olemas väga hästi ja väga leebete kõrvaltoimetega või hästi talutavad ja leebete kõrvaltoimetega ravimeetodid. Näiteks seesama eesnäärmevähi puhul kasutatav luteetium PSMA ravi, mida me siin hiljuti hakkasime tegema. Et need kõrvaltoimed on tõesti väga leebed. Et võib-olla ainult süljenäärmete selline väike kahjustus, mis võib tekkida, kindlasti ka väike komponent vereloome poole pealt võib ajutiselt natuke nihkesse minna, aga tegelikult need kõrvaltoimed on leebed. Mõne teise ravi puhul võivad kõrvaltoimed olla natuke tõsisemad, aga kõiki patsiente me jälgime, nad on pidevalt meie vaateväljas, ehk siis me tegelikult sekkume kohe, kui kõrvaltoime peaks avalduma. No see nukleaarmeditsiin tundub olevat nagu selline moodne hübriidteadus füüsika ja meditsiini vahel või ilmselt siin on veel ka muid distsipliine, mis siin kaasatud on, et kui nüüd rääkida teie erialast, et mille poolest see nii-öelda sellisest tavalisest arsti, kui üldse mõni arst on tavaline, aga ütleme tava mõistes
arsti erialast erineb, et kui palju te peate ennast kurssi viima kas või näiteks füüsikaga rohkem kui võib-olla mõne muu eriala puhul? Jah, see on tõsi, et tegelikult nii meie kui kiiritusraviarstid me peame olema väga hästi kursis füüsikaga ja seda ka igapäevaselt arvesse võtma ükskõik, mida me ka teeme. Nii diagnostika poole peal kui ravi poole peal, et see kiirgusohutus on ääretult oluline meie jaoks nii patsiendi kontekstis kui personali kontekstis. Ja tõesti me peame kõik oma sammud ja tegevused nii läbi mõtlema, et see oleks ohutu kõikide jaoks. Ja tegelikult see ka tingib selle, et iga uuring peab olema näidustatud. Me kindlasti vaatame üle protokolli, millega me teeme, patsiendist sõltuvalt valime õige märkaine koguse, mida kasutada ja nii edasi. Tegelikult see füüsika ja meditsiini põimumine on siin hästi oluline. Te ütlesite, et iga uuring peaks olema näidustatud, et jällegi, kui seda eelnevat juttu kuulata, et siis tundub, et see on nagu päris hea diagnostika, et vähki ka varajase staadiumis avastada, samal ajal see ikkagi päris ohutu uuring ei ole, et kuidas nüüd leida see õige tasakaal, et ühest küljest selle meetodi kaudu võimalikult vara ja võimalikult palju avastada varajasi kasvajaid, aga samal ajal ikkagi saavutada see, et see uuring ei muutuks teisipidi inimese tervisele ohtlikuks, et kus see tasakaalupunkt siin on ja kuidas seda leida? Siin on tegelikult hästi oluline suhtlus nii-öelda patsiendi saatva arsti, raviarsti ja radioloogi vahel või nukleaarmeditsiini arsti vahel. Et iga uuring peab olema näidustatud. Igal uuringul on oma koht, millal seda teha, mis kontekstis seda teha ja see informatsioon, mida arstid omavahel vahetavad selleks, et õige uuring õigele patsiendile saaks, on ääretult oluline. Ja teine asi on see, et kõik uuringud, näiteks meie keskuses nukleaarmeditsiini osakonnas, mis saadetakse, meie arstid vaatavad kõik üle, et kõik asjad klapiks omavahel. Ja teine asi on see, et kui tehnikud nüüd uuringut teostavad ja kui tekib väiksemgi kahtlus, et peaks kuidagi uuringu protokolli võib-olla muutma, et siis alati see arsti roll seal kõrval on hästi oluline just sekkumaks õigel ajal, et oleks õige asi. No rinnavähi puhul näiteks on levinud paljudes maailma riikides, sealhulgas Eestis screeningud, et kutsutakse sünniaasta järgi juhuslikult inimesi testima. Eesnäärmevähi puhul sellist head screeningut ei ole, kuigi PSA testi tehakse, aga see on järjest suurema kriitika all, et ei ole väga täpne. Et kas näiteks nukleaarmeditsiini selliste üldrahvalike screeningute puhul ei oleks mõistlik kasutada? Usun, et mitte, sest see kiirgusohutus, millest ma rääkisin, et meie uuringut on ikkagi selleks, et haiguse levikut juba diagnoosida või raviefekti hinnata, et see ei ole kindlasti screening meetod. Kui nüüd sellest meetodist rääkida nagu ütleme lähituleviku all, ma mõtlen siin võib-olla mingid 3-5 aastat, et see on väga kiiresti arenev valdkond, et kui paluks teil nüüd natukene tulevikku ennustada, et ilmselt teaduskirjanduse põhjal on võimalik ju ette näha, et mis võiks lähemal ajal ka praktikasse juurduda, et mis te näete, millised sellised lähiajal selles valdkonnas tulevad läbimurded ja uuendused võiks olla? Eks see tuleviku ennustamine on niisugune tänamatu tegevus muidugi, aga see, mida me loodame väga näha, on see, et tõesti ilmuvad selle sama eesnäärmevähi luteetium PSMA ravi 3. faasi uuringu tulemused, mis tegelikult võimaldaksid ka pöörduda uuesti meie haigekassa poole rahastamaks seda ravimeetodit palju laialdasemalt, kui ta hetkel on rahastatud, sest praegune seis on selline, et patsiendid saavad seda ravi ainult vähiravifondi toel. Ja heategevus on loomulikult väga oluline, aga siin peaks olema ka riiklik tugi, aga seda ei saa enne tekkida, enne kui ei ole 3. faasi uuringu tulemusi publitseeritud ja heaks kiidetud. Et selles suhtes, et üks tulevikuvisioon, mis on tõenäoliselt suureneb ikkagi luteetium PSMA ravide hulk. Samaväärselt ma loodan, et suureneb ka teiste radioisotoopravide kasutus. Et tegelikult sellist nagu päris uut läbimurret hetkel siin paari aasta jooksul ei julge isegi ennustada. See võib tulla väga äkitsi, sest fakt on ka see, et nukleaarmeditsiini keskusi on üle Euroopa, Austraalias, USAs ja nii edasi ja igaüks nokitseb vaikselt omaette mingisugust teadusarendust. Et tegelikult ei ole üldse välistatud, et paari aasta pärast kongressil teatatakse, et nüüd on välja mõeldud täiesti uus ravimeetod ja sellest me kuuleme rahvusvahelistel üritustel. Te mainisite siin rahastamist ka, et ma saan aru, me ei ole seni rahast rääkinud, aga see tundub olevat suhteliselt kallis meetod, et
kui nüüd panna kõrvuti näiteks tavaline kirurgia ja nukleaarmeditsiin, et kuidas nad omavahel nagu hinna mõttes võrrelduna on? Vot mina ei ole õige inimene rahast rääkima, aga tegelikult need asjad on nii sisu poole pealt kui rahalises mõttes kindlasti võrreldamatud, sest et see sisu on erinev seal taga. Ja tegelikult haigekassa teenuste loetelus on meie teenused olemas ja täpselt selle hinnaga, nagu haigekassa on selle läbi arvutanud, õiglase hinnaga, et selles suhtes nagu ma ei tahaks kommenteerida seda raha poolt, aga kindlasti rahastus kui selline uutel ravimeetoditel on hästi oluline, et see võimalikult kiiresti järgi tuleks. Sama nagu onkoloogias, eks ole, süsteemravi teemadel ka, et on olemas üsna efektiivseid uusi ravimeid, aga nad on jällegi kuskil 3. faasi uuringutes ja seda rahastust hetkel neil veel taga ei ole, aga see ei tähenda seda, et see ravim on kuidagi vähe efektiivne, et lihtsalt on aja küsimus, millal tuleb teaduspõhisus taha ja tuleb ka rahastus. Täpselt sama on ka nukleaarmeditsiinis. No praegune COVID-epideemia on näidanud seda, et tavapäraste uuringute tempo on, ma ei tea, 10-kordistunud, et kui on kriitiline olukord, siis on näha seda, et saab ka kiiremini tegutseda, et võib-olla see muudab ka kogu ravimiuuringute tempot edaspidi, et teatud kriitilistes valdkondades hakkavad need tulemused kiiremini selguma, et kas praegu nagu teadusmaailmas on seda ka näha, et see näide, kui kiiresti COVID-i vaktsiine välja töötati, hakkab üle kanduma teistesse valdkondadesse, et ravimiuuringud kiirenevad, et olete seda märganud juba? Isiklikult ei ole märganud, aga väga tahaks näha. Et selles suhtes tõesti see teadusliku baasi tekitamine ja selle bürokraatlik menetlemine võiks tõesti kiireneda. Et selles osas on kindlasti põhirõhk koostööl erinevate keskuste vahel ja tegelikult on rõõm näha, et järjest enam ka nukleaarmeditsiini keskused üle terve Euroopa teevad rohkem koostööd, palju rohkem kui 10 või 15 aastat tagasi. Aga suur tänu, doktor Ilona Mooni meiega vestlemast. Doktor Mooni on siis Põhja-Eesti Regionaalhaigla radioloog, ülemarst, osakonna juhataja ja temaga vestles Hando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulajatele! Regionaalhaigla tervisepooltund.